Kolmekaaneline köide on selline köide, mida on juba aastasadu tehtud. See on just tarbeköitena. Keskaegses Tallinnas on seda ka palju olnud kaupmeestel käes tarvitada selline lihtne köide, kus pannakse paber kohe otse naha külge, hõmmeldakse kinni ja siin nagu ühtegi pappi siia konstruktsiooniks ei kasutata. Milliste taimedega nahk on pargitud, sellest olenevalt tuleb ka see põhitoon. Paber tuleb võtta igal juhul õiges suunas. Tähendab, see jooks, paberi kiujooks peab olema õiges suunas. Paber ühtepidi siiski hästi paindub ja teistpidi on ta üsna jäik. Et ma teen nüüd vihiku. Täisnurk. Ja joonlaud võiks olla metallist. Nüüd on meil olemas üks niisugune kolmest paberist koosnev vihik. Näete nüüd. Väga hea on voltida. Ei ole mingit vastupanu. Nii kui oleks vales suunas, siis tekiksid mingisugused sellised imelikud murdevoldid sinna, millega peab väga palju vaeva nägema. Nüüd on siin üks valtsluu tehtud. Üks vihik olemas. Ja niimoodi siis tuleb need vihikud valmis teha, et hakata see raamatut õmblema. Praegusel hetkel sain ma sellise formaadi. Näete, siia saab igastes pilti ka panna. See mulle nüüd sobib, siit ma hakkan edasi minema. Nüüd järgmine küsimus on see, et nahk. Kui mul on vaja ikkagi see suurus saada täpne, siis ma pean seda paberist tegema, näete. Ja siin ma saan enam-vähem selle formaadi kätte. Ütleme, see on see lõige, siis on see välja valitud see naha koht. Ma hakkan teda välja lõikama. Murtava teraga nuga. Värve võib kasutada igasuguseid. Alati kõike ühte värvi, võib-olla tootja kaob ära, siis hakkad testima, võtad oma selle väikse nahatüki ja muudkui proovid. No nii. Mina kasutan praegu piirituse värvi. Hakkame värvima siis sellega. Tahan teha niisugust suvist maastikku. Ma hakkan nüüd kihtide kaupa tegema seda, ega siin muud ei olegi. Nii. Silmapiir on igastahes saavutatud. Silmapiir on olemas. Aga praegu ma kasutan peitsi. Ja juba ta on jagunenud 2. Nüüd, mis siin juhtus? Vaata, kui tore asi. Kollane imbus sinise sisse tuli niisugune. No teada värk, me teame kõik. Kollane ja sinine koos, siis tuleb tore roheline. Siin ta juba hakkab niisugust rohekat pinda võtma ja ma ei jäta ka võimalus kasutamata. Nüüd ma kohe teen siia metsa. Juba metsa piir on ka. Ees on põld ja taga on taevas. Ühesõnaga, igaüks võib teha täpselt seda moodi, nagu talle kõige rohkem meeldib. Kihtide kaupa värvides, siis hakkab see struktuur ka välja tulema. Nüüd ma saan selle siis, et mul on selline natuke vihmane taevas ja selline soe põld. Nüüd ma jõudsin selle tulemuseni. Nüüd on mul vaja teha selline ühendamine selle plokiga. Selleks, et neid ühendada, siis ma pean tegelikult nii siia tegema augud kui ka siia tegema augud. Sellise töö jaoks selle paberi augustamiseks on see korgis tehtud tööriist täiesti ideaalne. Ja nüüd selleks, et õmmelda need 2 objekti kokku, püüan ma panna ta keskele, ma tegin siia märgid. Vajutan naha. Pooleks ma siis näen enam-vähem, kui see keskjoon on. Nüüd tuleb jälle see tore naaskel. Mul siis on tegelikult need augud juba tehtud, mulle see šabloon tehtud, nii et hakkan neid auke tegema. Teen kõik need jooned ära, mis mul siin on vaja teha. Kui augud on tehtud, siis ma muidugi hakkan seda õmblema.
Ja nüüd need augud, mis on selle ühe ja sama šablooni järgi tehtud, tegelikult kattuvad ideaalselt. Üks asi veel. Nüüd, mis teha selle niidiga? Nüüd on ise otsustada, kuidas sa siis teed seda. Minule meeldib see sõlm siia teha, võtaks veel hästi kindel. Pärast ma peidan nad veel omakorda kuskile siia vahele. Aga hopsti, tehtud. Selleks, et need servad väga lokkima ei läheks ja oleks ka natuke kontrolli all. Keeran nad ära. Keeran siia alla. Siia panema kindlasti paberi vahele, et see niiskus ei tuleks siia paberisse ja see paber ei hakkaks lokkima. Aga kui vaatame, missugune siis, mis ülesanded veel võiks teha, nüüd ütleme selle raamatu peal on näha. Saab paelat panna, siis ta hoiab ilusti kinni. Siin on värv läbi tulnud. Sellega võib ka mängida, et tähendab, et maastik jätkub nagu siin siseküljel. Siis siin oli mingisugune tükikene, mingisugune tükike jäi kuskilt järgi. Mõtlesin, las läheb järjehoidjaks. Igal juhul on toredam, kui on midagi. Ta võib ka kinnitada kuskile siia, et olekski päris kinni, ütleme. Aga sellel hetkel ei ole. Nii et nüüd nöörid kinni ja asi ongi valmis.